Ahoi! Kas oled kuulnud, et teadlased hoiatavad läheneva kliimakatastroofi eest? Ja võib-olla imestanud, et miks kõik sellest räägivad, aga mitte midagi ei tehta. Ja miks on nii palju inimesi, kes sellesse ei usu? Ja kas üldse on midagi, mida me päriselt teha saame? No, teeme selle asja natuke lihtsamaks. Üldist põhimõtet ehk kasvuhoone efektide ilmselt kõik juba teate. Päikeselt tuleb valgus soojendab maad, mis kiirgab infrapunakiirgust, see soojendab gaase, mis koosnevad rohkem kui 2 aatomist. Need gaasid soojenevad ja kiirgavad infrapunakiirgust, millega osaliselt saab pihta maa, mis jälle soojeneb. Suurem osa sellest teeb vesi ning ilma selle efektita oleks maa temperatuur umbes -18 kraadi, mis oleks paha, praegu on hea. Aga inimesed põletavad kütuseid ja metsi, tekib CO2, maa soojeneb rohkem kui enne ja liustikud sulavad ja meretase tõuseb ja jääkarud kukuvad vette ja metsad põlevad ja tormid on suuremad ja toidu kasvatamine on raske ja senist maailma toimimist on järjest raskem hoida. Aga miks siis midagi ei tehta? No, eks tehakse ka, aga liiga aeglaselt ja praegune tehnoloogia meid päriselt lõpuni ei aita. Nii et heal järjel inimesed peavad päris palju oma elus muutma, et midagi päästa. Mis tekitab õigustatud küsimuse, et kuidas see päriselus peaks toimima. Inimesed muutuvad aeglaselt ning isegi kui mina ennast muudan, ei muuda ilmselt teised ja isegi kui terve meie riik muutuks, oleks ka see maailma mõistes pisiasi. Aga eks vastus sellele peitub juba küsimuses endas. On väga palju neid inimesi, kes oleks valmis oma tarbimist ja elu muutma, kui teisedki seda teeksid. Ehk siis kõigepealt tuleb meil saada lihtsalt pall veerema. Kahjuks on see 2 otsaga mõõk. Inimesed, kes usuvad teadlasi, peavad võistlema eksitava infoga, mis tuleb fossiilkütuse tootjatelt, kes kasutavad samu taktikaid, mis sigaretitootjad juba 50 aastat tagasi. Meie ühiskond on hetkel nagu saiast paksuks toidetud part, kes ei viitsi enam lõunamaale lennata. Mis siis, et elutiigis on võrdlemisi igav ja kui keegi enam saia ei too, siis tõenäoliselt jääb ta nälga. Aga mis siis ikkagi teha tuleks? Eks see on keeruline küsimus, sellepärast et suurem osa muutustest peaks tulema ikkagi riikidelt, sest muidu need muutused jäävad lihtsalt liiga aeglaseks. Aga samas riigid ei tee väga midagi, mida inimesed ei taha, et nad teeks. Ja sama teema on ka firmadega. Me võime öelda, et Coca-Cola on palju suurem reostaja, kui ükski meist kunagi saaks üldse saada kokku. Aga lõppude lõpuks on ju inimesed need, kes ostavad Coca-Cola. Nii et ka firmadega on sama teema. Enne peavad muutuma inimesed. Aga mis siis sina teha saad? Jätke meelde, et kõiges ei pea kohe perfektne olema. Aga tasub mõelda ja kohe juba millegagi pihta hakata. Et küll suuremad muutused tulevad järele. Esiteks, toeta muutusi ja ole julgelt keskkonnasäästu poolt. Aga samas arvesta, et teised inimesed ei ole su vaenlased. Kõik ei kuule sama asju ja on ka neid, kes tekitavad meelega segadust. Teiseks, sõida rattaga. Ainuke päriselt ebamugav ilmsõitmiseks on paduvihm. Nii palju ma ise olen teadnud, katsetanud. Ja küll liiklus ka korda tehakse, kui rattureid on juba piisavalt. Kolmandaks, söö vähem liha. Jah, kui liha üldse ei söö, siis pead jälgima tublimalt, et kõik vajalik kätte saada. Aga igal toidukorral liha söömine ei ole isegi tervislik, rääkimata siis vajalik. Neljandaks, tarbi kohalikku. Nii toitu kui ka muid asju, sest mida kaugemalt asjad tulevad, seda rohkem on ju kütust vaja, et neid kohale tuua. Viiendaks, reisi vähem, aga pikemalt. Mulle väga meeldib reisida, aga lendamine on kliima mõttes jaburalt kulukas. Ja tegelikult ei ole vaja ju 3 korda aastas kuhugi lennata. Näiteks mina pole juba 3 aastat kuhugi lennanud, aga plaanin minna aastasele rännakule, kui aeg on küps. Ja üks lihtne asi, et kustuta tuled ära, kui sa ei kasuta neid ja pane ekraani heledus väiksemaks. Su silmad tänavad sind ja elektrikulu läheb ka ikkagi
märgatavalt väiksemaks. Ja viimaseks, alati ei pea ju mõtlema selle peale, et kuidas sa ise saad rohkem säästa, vaid mõelda selle peale, et kuidas olla päriselt kasulik positiivselt nagu teistel säästmiseks näiteks või siis näiteks kasvatada metsa kuskile. Aga ometi on päris palju inimesi, kes kas üldse ei usu kliima soojenemist või mingil põhjusel ei usu, et meil on mõtet midagi teha. Ja ei olegi, ma arvan, vaja tõestada, et meil on vaja midagi teha. Ma arvan, et lihtsam on neilt küsida, et kui kindel sa oma seisukohas oled. Sest isegi kui sa oled 99% kindel, et teadlased eksivad, siis mida me tegelikult kaotame, kui me päriselt siis käitume nii, nagu see oleks päris? Me liiguksime varem ära fossiilkütuste kasutamisest näiteks, aga kunagi need saavad ju nagunii otsa. Nii et tegelikult see kaotus ei ole väga suur. Samas see 1% tõenäosust, mis jääb alles, et tegelikult see ikkagi on päris ja me oleks saanud midagi teha, aga ei teinud, see oleks päris karm kaotus, kui me niimoodi oma tuleviku ära rikuks. Ja ma arvan, et sellega ongi kõik. Järgmise korrani!